You hit it towards the floor and it bounced. Kui te mõtlete, kas meil on ka pannkoogi hommikud, siis jaa. Siin need on imelised Ameerika pannkoogid koos tõelise vahtra siirupiga. Need pannkoogid on mega head. Väga teistsugused kui Eestis. Aga no vahtra siirup ja vaarikamoos nende pannkookidega. Lihtsalt imeline. Ma olen tavaliselt see vend, kes sööb nagu palju. Aga 2 torni pannkooke koos vaarikamoosi ja vahtra siirupiga on täitsa kõhu päris hästi ära. Kiire story siia taha, miks ma hommikul nii vara poes olen, on see, et täna on koolis siis nii-öelda meil teatrigrupi ja tegelikult ka kooriga koos on ühine istumine. Ning sinna istuvad kõik midagi näksida ja nii-öelda õisele lauale. Ja kuna mul midagi ei olnud, siis me pidime poes kiirelt läbi tulema, aga mul õrna ei või kus midagi otsida. Kuidas inimesed siit üldse midagi üles leiavad? See on nagu mega suur. Okei, ma arvan, ma võtan siit mingisuguse pakikrõpse. Ja ma olen kuut. Õnneks ma saan alati vabanduseks tuua, et ei, sorry, ma olen eestlane, ma ei tea, kas seda on jääd või ei olnud. Sest nii seda jääka on. Ekstra. Taha ekstrat. Kui ma lihtsalt viipan, siis see ei tööta. Sain selle makstud. Või mina ei maksud. Ma helistasin, kutsusin Kasperi appi, sest et neil ei olnud Apple Pay. Ehk siis ma ei saanud telefoniga maksta. Ja neil oli ainult nagu füüsiline kaart. Ainuke makseviis. Selliselt lihtne kool. Kuigi võib olla lahe mõelda, et kool on kerge ja enamus ajas midagi erilist ei tehta, siis vahepeal on see üsna häiriv, sest et meil on ülesanded, meil on asjad, mida me peame ära tegema ja lihtsalt ei tehta. Viimased 3 tundi käinud pinda, et me teeksime video ära, mille me lõpuks ka nüüd ära tegime. Aga no, see töösse suhtumine on nii teine. Nende jaoks on see kuidagi nii suva või sellest, et sellist kohusetunnet või sellist asja ma siin eriti ei näe. Mulle meeldib, kui õpetajad lähenevad tunnile loominguliselt ja teevad midagi uut. Aga see ei ole mulle. Ma ei taha teada, mis siit välja tuleb. Lõikamine ja liimimine ei ole ilmselgelt minu teema. Esimene kord süüa Ameerika pitsa. Pistavad kommide nimel. Teevad kõike kommide nimel. See on Ameerika. Ma arvan, et kõik teavad juba, mis see saama hakkab. See ring ütleb kõik.
ja see on minu mäng, ma ütlen. See on minu mäng, selle ma võidan. Selle ma raudselt võidan. Even though we started at the very same time, Alexander Hamilton began to climb. How to account for his rise to the top? Man, non-stop. Jaa! Ma elasin esimese raundi üle. Väga palju raunde veel ees. Jaa, teine raund on olemas. Väga lappes mäng, väga lappes. Okei, kutid, ma olen veel mängus. Aga must on hea. Kutid, me vist langisin välja. Aga ma langisin välja nagu aumees tukkudes. Alati ei saa õppida ja lõbutseda ja kõike selliseid asju teha. Vähe peab ka tööd tegema. Nii et see diivan läheb sinna auto taha. See oli lihtne ja kiire. Naised vaatasid kõrvalt, meie Kasperiga tõstsime selle ilusti siia. Kohe oleme valmis viima selle koolimajja. Sinna tuleb teleka vaatamise tuba, kus siis sportlased saavad oma mänge analüüsida. Tere hommikut kõigile. On reede ja me oleme siin Targetis. Täna on koolis DLD ehk siis veebiõppepäev. Aga kuna ükski õpetaja mulle ülesanded ei jätnud, siis tulin Hairami linna peale. Hetkel olen Targetis, käin siin poodides, vaatan rohkem ringi kui viimane kord. Ma guugeldasin seda ja ma ka leidsin selle väike karp $4, suurem karp $5.30. Mulle ei meeldi need hinnad. Ja midagi ka kunstiarmastajatele. Kui ma ütlen Ameerika jook, siis ma ei tea, mis teile esimesena pähe tuleb. Aga minul on selleks Coca-Cola ja nüüd on mul selleks ka põhjus. Siia Coca-Cola vahele on pandud veel mõni Fanta ja Sprite ja mõni muu jook. Aga vau! See on palju Coca-Colat. Ma üritan leida midagi, mis on väga ameerikalik või mis näeb välja nagu riietusese, mida ameeriklased kannavad või mille peale vaadates sa ütled, Ameerika. Aga vaadake seda. Valdis on siin käinud. See peaaegu nagu Valdise vest. Peaaegu. Okei. Ühe asja leidsin. Need ruudulised särgid, eriti see punane, meenutab täpselt seda sellist puuraidurit või sellist suure vana rooses maasturiga, kes tuleb kohale, elab kuskil metsade vahel, räägib mingeid haigeid lugusid, kuidas pumppüssiga lõi kõrv eemaldati, mis iganes selliseid asju. Järgmisteks asjadeks on need sellised teksatagid, meil on need karvasekraed. Need karvasekraed ka meenutavad nüüd seda. Aga no tõesti, mida sa siit ei leiaks? Oh my god. Jah, nagu ma arvasin, ei tööta. Ei no mis seal ikka, paneme pela ka käima. Meil hommikune workout käib. Ja siin on pahade kalade sektsioon. Tulime siia
snäkipoodi aega parajaks tegema, sest Kasper ütles, et tal on kõht tühi ja siis ta tahtis siia snäkipoodi tulla. You good now? Got your breakfast? Yeah, that's almost right. Wow. Oleksin ma rohkem lõunas, siis ma ilmselt ostaksin need. Tead, oleks päris äge osta sellised ja minna koodi nendega. Aga siin poes, mis on mega tore, müüja kõndis must lihtsalt mööda küsis, et kas on täna kõik hästi? Ma ütlesin, ja muidugi sul, ütles hästi ja kõndis edasi. Ja kuidas reast inimesed, need küll tegelikult ei huvita päriselt, kuidas see läheb, aga kuidagi selline nii muuseas küsimine, et kuidas see läheb, how you doing või how's your day, siis see on tegelikult äge, mulle meeldib. Tulime kuhugi hulgimüügipoodi. Jasses, siin on väga palju asju. Väga suured asjad, väiksed asjad, väga suurtes kogustes asju ja heade hindadega. Nii et siit võib ka midagi ägedat leida. Need kärud on 2 korda sama laiad kui mina või 2 korda laiemad kui Eestis poekärud. Nii et jaa. Okei. Mis asja Ameerika? Mida? Ma ostasin siit sellised proovimisputkad ja see reaalselt maitseb nagu jõulud. Selline piparvoogi maitset on tunda. Mulle megalt meeldib. Ja need, kes siin neid pakuvad, imelised inimesed, väga jutukad, väga lõbusad, väga soojad inimesed. See on nii äge. Mulle nii meeldib. Everybody in this store, you gotta try these pumpkin pretzel strips. Want to try some pumpkin spice? You gotta try them. They are amazing. People, you gotta come and try. Bye, girls. Well, maybe your son might like one for yourself. Thank you. Yay! Really good. They are amazing. You guys gotta believe me. Thank you. They're very good. You're welcome. Enjoy. Yeah, enjoy. Lase veel poolakas köökina. Joh, ei tii, mis siin toimub. Kes seal kõik ära koristab? Nojah, edu sellele siis. Kui te mõtlete, kuhu me teel oleme, siis meie piirkonna vastutav kutsus meid enda juurde külla. See oli umbes 45-50 minutit sõitu. Jõudsime kohale. Teeme väikese lõuna koos. Või lõuna kell 4 päeval. Pidime tulema kell 2. Hello! Put them over there if you want to join. Anyway, Meil siin kogunemisel pandi siis meie päritoluriikide muusikat ja mulle pandi 5 trenažööri ja seda oli küberrünnak ja karmava lämmi, aga selle 5 ma olin küll hämmingus. Aga poisid teete head muusikat, nii et mulle sobib. Matches a word, the spy master reveals its secret identity. So, start your weekdays with us at 6 o'clock Eastern. Receive or heard the name. I think this is a movie that came out when Stan Lee passed. Yeah. Ja on õige aeg teha augustikuu eelarve kokkuvõtte. Mul kulus kokku 78 €, 23 senti.
sellest 10 eurot 56 senti läks lennureisil, ehk siis vesi, mis ma endale tee peale ostsin, pluss hommikusöök Rootsi lennujaamas, siis kõnekaart ja internet, mille eest ma iga kuu maksan, on 18 eurot 41 senti poes käikudele, mis ei olnud just vajalikud, aga kuna ma tahan ju uusi asju proovida ja mingeid näkse vahepeal osta, eriti veel kooli, siis nende peale läks 11 eurot 22 senti. Söögikohad, Chick-fil-A, Starbucks, jah, ma nimetan Starbucksi ka siin söögikohaks, ja Waffle House läksid kokku 25 eurot ja 28 senti. Ja sinna sisse on arvestatud ka tipid. Ameerika on tippimise maa. Ehk siis siin on see reegel. Kui sa istud kuskil kohas maha, tellid midagi, siis sul on kohustus või nii-öelda sotsiaalne ühiskondlik kokkulepe, et sa jätad ka umbes 30–40% tippi, sest need töötajad ei saa siin eriti kõrget palka. Ja see on siis põhjus, miks siis selline tipikultuur siin on. Lõbustused, mis hetkel on jalgpallimängud, kus ma olen käinud, on kokku läinud 12 eurot 76 senti. Jalgpallimängule on pilet, pluss siis ostsin seal ühel mängul endale friikad kõrvale, sest kõht oli juba tühi, enamus päeva polnud söönud. Siis väiksed friikad kõrvale, mis maksid $4. See oli valus. Aga jah, kokku augustikuus kulus 78 eurot 23 senti. Ja ma ei teagi, kas seda on nüüd palju või vähe. Aga eks näis, mis teised kuud toovad. Siin on tulemas ju veel Halloween ja kevadvaheaeg ja jõulud ja muidugi septembris on nüüd Becketi sünnipäev. Kingituse peale kulub raha. Ehk siis raha kulub ja eks me ka maikuus, kui ma minema lendan, lööme ka veel eelarve kõik kokku. Teeme suure kokkuvõtte ja näeme, palju terve aasta peale kulub. Aga seniks olge mõnusad. Näeme jälle september alaku. Järgmises osas teeme natukene trenni, mängime tennist, ma tean, ma olen pro, teeme pitsat Ameerika päraselt ja tähistame Becketi sünnipäeva. Näeme juba järgmises episoodis.